Aga ilusat neljapäeva õhtut kõigile. tere! Täna on olnud imeilus ilm. Loodan, et kõik said nautida süda suvist päikest või kuidas seda öeldakse. No Oh, täna oli täiesti imeline, et mul oli plaan tegelikult minna linna ja teate, ma ei raatsinud lihtsalt minna. Ma ei raatsinud ja ja jätsin minemata. miks sul Mulle, alati prillid viltu lähevad? Kogu aeg mul on lihtsalt üks kõrv on natuke kõrgemal, aga Mhm. me ei pidanud täna minu kõrvadest Aga rääkima. keegi ei ole perfektne ja Ja sümmeetriline. ei ole jah, nii et ärge minu järgi midagi tehke. On ju. Nii, aga pidime rääkima täna siis teatud emotsioonidest läbi toodete ja kuna meie hulgas on ka praegu inimene, kes hetkel teeb just Network21 poolt pakutud HelpPoint programmi, mida küll hetkel saadaval ei ole otseselt, aga Õnneks meil mõned õnneks meil olid mõned koodid, nii et ja me tahakski, Signe, sulle kohe sõna anda, et kuidas sa ennast tunned ja kuidas sa oled hakkama saanud. Sul on nüüd täna on nüüd kolmas päev läbi. ei ole, Oli. täna on esimene kaalulangetuspäev, 3 valgupäeva on möödas Jah. ja esimene Ehk siis kaalulangetuspäev. 4 päeva on läbi ja Mhm. kuidas sa ennast tunned ja kuidas sa oled hakkama saanud selle meeletult suure söömisega? Ühesõnaga, räägi meile oma muljeid. Tere! Ma tunnen ennast suurepäraselt. Muidugi tänu Sillele, kes hoiab kätt pulsil. Esimene päev oli kohe see, et õnneks, et oli mu kõrval ja andis eelmisel päeval kõik juhendid mulle kätte, kuidas käituda. Ma olen käitunud täpselt nii, nagu on vaja. Üllatus oli see, et esimesel päeval ma võtsin, järgmisel hommikul ennast kaalusin, võtsin maha 3 kilo 100 grammi. Järgmisel päeval, mis ei olnud ka üldse probleem, kusjuures ma pean tunnistama, et ma õpin sööma praegu. Mida ma ennem ei teinud, ennem sõin nii kaootiliselt, aga nüüd on pigem see, et ma õpin sööma ja juba vaatan kellaaega, ma pean 2 tunni pärast, nüüd läks 2 tundi mööda, ma ei saanud arugi, et kõht oleks tühi olnud. 3 tunni peal ma pean midagi sööma, sest programm käseb midagi süüa, eks ole, et kas või siis tõesti. Ühesõnaga, teisel päeval ma tundsin ennast ka suurepäraselt, ma muudkui tegelikult ootasin, mis minust saab, kuna mul kõht tühjaks läheb. Teate, see ei läinud tühjaks. Ma olin nagu väga üllatunud, ka kolmas päev, kolmandal päeva hommikul oli mul selline tunne, et ma tahaks rohkem süüa saada. Aga ma sõin ikkagi jätkuvalt nii, nagu ma sõin ja ei mingit probleemi, et mul oleks kõht rohkem tühi olnud. Ja siis ma ootasin tänast päeva. Mis nüüd saab? Mis oli minu jaoks üllatav? See teravilja pehmik, see tundus nii suäratav, ma ei söö võileibu. See tundus nii suäratav. Ja teate, kui ma selle singi ka veel sinna peale panin, kalkulisingi, see oli imehea. Hakka või hommikusööke sööma. No tuleb välja, et see on jälle õppetund mulle ja see oli nii maitsev ja jälle ma sain kõhu korralikult täis. No siis ma patustasin muna ja krevetiga, natuke teistmoodi käis see asi, aga loodan, et mitte nagu hullu. Sõin isegi ühe batooni ära, ma ei suutnud tervet 50 grammi süüa, ma sõin veerand sellest, no olgu peale, aga ma ju sõin. Ja siis ma sõin praadi, lõunapraadi. Teate, see oli nii suur, et see oli ikka väga suur. Ma pole elus nii palju söönud, kui ma pidin täna sööma ja see peab olema siis nüüd dieet. Kana ma söön alati peaaegu sama palju, kui ma teda olen alati söönud. Võib-olla, et köögivilju olen ma söönud teinekord rohkem ja täna ma pidin seda rohelist salatit sööma nõnda, et teate, muidugi see oli väga hea, aga ma sõin mu meelest ikka kohe palju. Ja see magus oli veel seal justkui nagu üleliiast, aga programm näeb ette, et ma pean veel magusat ka sööma. Nii et ma käitusin nagu peab, nii et vaatame homset kaalu ja vett ma joon, teate, ma pole elus nii palju vett joonud, ma oleks nagu kaevul. Ma joon peaaegu iga päev pea 3 liitrit vett. Kui ma ennem ei suutnud liitrit ära juua või 1,5 liitrit oli mu jaoks ikka mega. Ma kohvi üldse sinna ei arvuta sisse. Kohvi läheb kuskil äkki 3 tassi täit päevas siiski. Ja kui ma nüüd vaatan, et ma joon nii palju vett, mis põhjusel, ma ei kujuta ette. No muidugi ma joon nüüd valgujooki ka, seda ma arvutan ka sinna vee sisse. Aga see kõik on nii hea, teate, see valgujook mulle tundus kunagi, ma ei tea, kuidas ma seda joon, aga ma joon seda hea meelega. Ja nagu seda proteiinibatoonigi, ma söön täiesti hea meelega, kuigi mul oli ta siuke tunne küll, et ma ei tea, kas ma nii väga teda tahan, aga täna ma pean tunnistama, et see kõik, mida ma teen, see kõik, mida ma söön, on tegelikult imehea ja just
ma järgin nüüd kellaaegu, mida ma ennem ei teinud kunagi. Enne ma sõin siis, kui ma sõin. Kui ma kunagi tuli meelde, et ma pean sööma. Esimene päev läkski niimoodi, et mul tuli 4 tundi vahet ja Sille ütles, et võtta ikka oma XS kaasa, sa pead vaatama kellaaega. Et ma tänan Sille sind, et sa hoiad kätt pulsil, oled mu kõrval ja ma saan väga edukalt hakkama ja ma tunnen ennast suurepäraselt. Ei ole mingit pahat tunnet ja ma teen igal juhul edasi. See on isegi põnev, ma ütleksin. Ma õppisin sööma või vähemalt õpin. Tore, aitäh Signe, et tegelikult sa oled super tubli olnud, et ega alguses harjumine, et mis on mis ja kuidas, kui sa pole eraldanud isegi toidugruppe, et mis on süsivesik, mis on valk, siis võib alguses keeruline olla, et sa oled hästi väga hästi nagu niimoodi järje peale saanud sellega. Magusaal sa pidasid muidugi puuvilja silmas, eks ole? Mitte jäätist või kooki, eks ju? Mul on ikka üks virsik. Ja, et see on ka oluline osa, mis peab alati olema, et see, kui vahel läheb natuke, mõnikord näiteks, et kui kaalulangetusperiood peab olema see vahepala, peab pool portsu valku olema, läheb mõnikord natuke rohkem või läheb natuke sassi, et võtan kogemata terve, ei juhtu mitte midagi. Peaasi, et õiget asja süüa ja tegelikult pole maailma lõpp ka, kui kogemata läheb mingi vale asi vahepalaks, kui sa ei tee seda kogu aeg. Et parem on, kui kõik on õige, aga väiksed eksimused ei ole ka mingi draama. Ja muidugi tore, et sa hästi tunned ennast. Ja palju sul kokku kaalu nüüd on kokku läinud? Esimesel päeval läks maha 3 kilo 100, teisel päeval läks 800 grammi. Vist, jah. Siis oli mul 500 ja täna hommikul oli 600, või oli vastupidi, eile 600, täna 500, eks ole. Seega mul on maha läinud juba 4 kilo 100 grammi on nagu kokku maha läinud. No see on super hea tulemus, et mis ma arvan, see ei ole päris tavapäraselt, võib-olla kõigil ei lähe, ei pruugi minna nii kiiresti, aga mis... See võib Saaremaal anni. Mina arvan, et kuna sinu toitumine on enne olnud nii kaootiline, eks, et su keha nagu praegu haarab sellest kinni, et ta sööb rohkem, eks ju, aga ta laseb mittevajalikust lahti selle tõttu väga hea meelega. Et see on ainuke loogika, mis ma välja suudan mõelda. Ole kena, ütle palun ka, mis vitamiine sa võtad juurde, et Nutrilightist sa võtad ju Nutrilight'i vitamiinid, mida sa juurde võtad? Kindlasti Tabel X-i, Radial Plussi ja võtan siis Omega 3 täpselt. Tabel X-i, Radial Plussi ja Omega 3. Radiolat mul siin praegu ei ole unustasin võtta ja valgupulbrit. Ja siis on see proteiinipulver, mis on imehea veega ja peti. Ja kiudaineid ka. Ma panen selle valgupulbri sisse ka kiudainepulga. Nii et ja Signe on nii tubli, et ta saadab mulle isegi mitu korda päevas neid oma tagasisidet ja me arutame ja siis neid seda kokku võtta. Nüüd ma olen söönud neid asju, saadab selle äpist selle tabeli mulle, siis me saame jälle arutada, nii et tegelikult läheb sul väga hästi ja mul on väga hea meel. Ma arvan, meil kõigil on hea meel. Et väga super. Nii et tasub teha, on ju? Ja pole midagi nii hullu. See pole üldse raske, see üllatav oli täna, ma tegelikult ootasin seda päeva, et kuidas ma siis nüüd söön, aga et nii palju pean sööma. See oli muidugi positiivne ja samas tõesti väga palju pidin sööma. Ja veega ma... Ja loomulikult sa liigud ka iga päev. Sa liigud ka ju iga päev, eks ole? Ja mitte vähe. Ja veega ma soovitan, vaata nüüd hakkab kaal nagu langema, et kuidas öeldakse, et 30 milliliitrit keha kilogrammi kohta on see, mis on nagu see vee kogus, mis peaks jooma. Et nüüd, et seal peab natukene vaatama, et nagu võib-olla ülisuureks seda vee kogust ka ei lase, eks ju? Et laias laastus 30 milliliitrit keha kilogrammi kohta, natukene üle võib-olla, et on okei. No see peaks olema 2 kilo 100, aga mul kuidagi ta tuleb lihtsalt nii, et kuidagi sujuvalt tuleb. Ma ei tee eriti nagu midagi, vaid sujuvalt tuleb seda joomist. Järelikult võib-olla keha on kogu aeg janus olnud ja nüüd tahab siis rohkem. Ühesõnaga, hoiame kätt pulsil ja vaatame siis. Mis sinust välja tuleb lõpuks? Ma kindlasti kiidan ka Aiguki panni, mis aitab mind ju tohutult, kus ma tegin oma toidud ette valmis. Sellega saab ju nii lihtsalt toidud valmis teha, mul ei ole mingit probleemi. Lükkada ka, ja mind õpetas ju Talis Aiguki panni kasutama, jah?
ja mul kõik oli meeles, kuidas seda Talis mul õpetas, kuidas ma panni pean kuumaks ajama, nii et need veeterad seal jooksevad ringi ja läks siis kohe ja kõik töötab tõesti. 6-7 minutit kana praadimisele, ülejäänud köögiviljad lükkad sisse, ootad, kuna vesilukk tuleb alla, keerad kinni pliidi ja see võibki sinna jääda ja toit on mitte pehme, vaid antente võib öelda, nagu makaronide kohta öeldakse, tõesti, kõik on väga hea. Suurepärane, aitäh Talis sulle selle eest ka. Jah, meil on suur rõõm, et tegelikult on läbi erinevate programmide, mida pakub siis kas Network 21 või Amway, on tegelikult oma elu võimalik täielikult muuta, täiesti uuele kursile. Et täna me ei räägi Nutrilite Energy programmist, aga et kuna me just, me oleme teinud teatud asju, oleme teinud nagu pisteliselt, aga et tervet programmi me ise läbi teinud ei ole, sellepärast, et ma ei tea, nüüd me lihtsalt võtsime kätte, et kuna otseselt HealthPointi praegu ei pakuta, siis me saame pakkuda Energy programmi inimestele, kes on huvitatud. Aga meil paar HealthPointi koodi on ka ikkagi praegu olemas, kui keegi tahab, et siis saab. Aga enne kui läheme tagasi vitamiinide juurde, räägiks siis tegelikult sellest uuest Artistry termaarhitektist, et Sille on nüüd saanud seda kasutada mingi kuu aega vist, jah. Ja võib ju arvata, et okei, et mida nad räägivad, et masin nagu masin ikka, et mis ta siis ikka nii erilist teeb? Et mis ta siis ikka erilist teeb. Aga ühel päeval Sille tuleb minu juurde ja ütleb, kuule, tead, ma ei tea, kas ma näen valesti või on see tõesti nii, et teatavasti siis tal on silmalaud on nii-öelda geenide. Sellised natukene silmade peale vajunud silmalaud oma isalt. Silmalaud, jah, mis siis aastaid tagasi sai mõeldud, et peaks vist operatsioonile minema, seal tehakse siis tõstetakse neid silmi. On ju, midagi tehakse. Kaisa teab nendest kõige paremini. Ma tean ka. Aga näete, operatsioonile me ei ole veel jõudnud ja siis Sille ütleb, kuule, ma ei tea, kas ma tahan näha või see tõesti on niimoodi, aga mulle tundub, et tänu sellele, sest ta on nüüd iga päev kasutanud seda 2 korda päevas. Ja. Ma olen väga järjekindel olnud. Et tänu sellele aparaadile on toimunud väga märkimisväärne muutus. Ja ma jagan nüüd pilti. Kiiruga enne tooteõhtu algust ma leidsin siis 2021. aasta ühe pildi, nii et tegelikult ei ole väga ammu, nii et ma ei saa öelda, 4 aastat tagasi. Ma ei saa öelda, et üks on 10 aasta tagune pilt ja teine on nüüd kohe praegu just tehtud pilt. No kiiruga, nii et ei ole klantspilt. Nii. Ja näete, nüüd siin on siis niimoodi, et vasakul te näete 2000, jah, siin te näete 2021. Ja te näete, et silmalaud on ju alla vajunud. Ja kui te vaatate nüüd siin seda parempoolset pilti või ma ei tea, jah, teie pool on ka parempool tõenäoliselt. No aasta arv on peal. Jah, siis on ju hoopis teine naine. Mul on uus naine. Et see on nagu uskumatu, mida see aparaat tegelikult teeb. Ma kommenteeriks lihtsalt seda, et ega sellega silmaümbrusi töödelda ju ei saa. Ta ei ole mõeldud ju silmaümbrustes kasutamiseks tegelikult. Ja ma ei kasuta ka silmaümbrustes, aga kuna tal on need, ühesõnaga ma ütlen, et ma olen ausalt väga rahul selle aparaadiga, sellepärast, et ta muudab nahka, nahk on teistsugune, ma võin, et ta muudab nahk on teist, vaata kui ilusti sina peegelpildist paistad. Ma olen alati seal peal, kui ta hakkab tegema. Ta muudab nahka, tal on see 2 funktsiooni, üks on see skin fitness funktsioon, mida kasutatakse, mille jaoks on spetsiaalne keel, sest see on üsna kuum, kes seminaril lasi proovida endal käe peal. Et see ots läheb suhteliselt kuumaks, sa pead timmima seda tugevust endal ja see keel nagu kaitseb paneb selle barjääri
nagu selle kuumuse vastu, aga samas on see kuumus vajalik ja see skin fitness, fitness ütleb, et see on tegelikult see aparaat teeb nagu naha võimlemist sulle. Ühesõnaga tugevdab siis nahalihaseid ja kõiki neid kudesid nii-öelda trimmib nahkad on tõesti naha fitness. Et ma arvan, et see on see, kuna kogu nahk läheb pringimaks, siis ta tõmbab ka seda silmaõlmbruse nahka nagu rohkem pingule. Ma ei oska muud mingid loogikat siin leida. Ja teine funktsioon on siis, tal on 2 otsikut ja teine on siis nende seerumite, C-vitamiini funktsioon on eraldi see C-vitamiini seerum. No soovitatakse, ei pea, aga soovitatakse, et koos kindlasti C-vitamiini seerum ja siis need uued seerumid, mis meil on. Ja C-vitamiini seerum tuleb eraldi funktsiooniga panna ja pärast seda läheb naha peale see teine seerum ja kreem ja siis teine seerum ja selles purgis siis seerum. Pluss siis vastavalt siis kas hommiku, päevakreem või öökreem ja sa töötled seda nahka selle aparaadiga pärast seda, kui kogu see näohooldus on peale pandud. Et kui me mäletame, Dermasoonikul oli niimoodi, et ikka ainult seerumid panime Dermasoonikuga, aga siin paned C-vitamiini seerumi ära ja siis ma panen tavaliselt silmakreemi ja siis C-vitamiini seerumi peale panen selle, panen kõigepealt selle teise seerumi ja siis, et see teine seerum saaks natukene imenduda, vahepeal panen silmakreemi ja siis panen öö- või päevakreemi vastavalt, mis siis aeg meil on, kas hommik või õhtu ja siis ma selle aparaadiga töötlen terve selle näo ja kaela üle ja nahk on siledam, minu meelest naha see tekstuur on teistsugune, on parem ja näiteks minu meelest nagu jumestuskreemi läheb tunduvalt vähem vaja. Et ma täna just vaatasin, et vaatasin, et isegi kannatab nagu vanasti ei saanud üldse ilma meigita välja minna, minu meelest ei tulnud kõne allagi. Aga praegu vaatasin, et isegi kui ei olegi kõige hullem, et ta muudab jah, minu meelest, ühesõnaga mina olen väga rahul. Ma olen väga rahul. Ma just praegu mõtlesin, et näete, et kui naised niimoodi oma naha eest hoolitsevad, oma nii-öelda siis masina eest, siis huvitav, kas on Eestimaal mõningaid mehi, kes oma auto eest niimoodi hoolitseksid, et iga päev pesevad, siis mitu korda kreemitavad ja siis veel teatud masinaga siis veel lasevad üle. No võib-olla on mõni üksik mees. 2 korda päevas ta küll ei vahata oma auto. Aga kes 2 korda päevas oma, et kui me niimoodi teeks oma autodega, siis meil ei olekski uusi autosid nii ruttu vaja, sellepärast, et lihtsalt kõik püsib nii ilus. Et jah, et julgustan nagu selles mõttes. Et oled rahul, jah? Olen väga rahul, jah. Et see on kindlasti väga hea investeering. Et selles mõttes, jälle me oleme nagu tõdenud, et tooted, mida Amway välja toob, on tõesti, ta ei ole mitte lihtsalt hea, ta on maailma klass. See on kõige kõrgemast tipust. No ma ütlen selle uuesti üle, et ma olen seda juba öelnud, aga et sellele aparaadile ei ole tervel Euroopa turul nagu võrdset vastast. See on parim, mis kogu Euroopast leida on, et ei ole sellist aparaati, mis teeb selliseid asju. Ma ei hakka detaile rääkima, mida kõik ja mis kui kõik, kuidas töötab. Lihtsalt ma tõesti olen rahul. Ja kui ma saan oma silmad natukenegi paremaks, ma olen juba täiesti õnnelik. Äkki isegi maailma parim pakub asja, jah. Aga tuleme nüüd tagasi Nutrilite vitamiinide ja toidulisandite juurde, et tihtipeale väga paljud inimesed ütlevad, mis toidulisandid, mis vitamiinid, et ma söön oma porgandit ja oma kapsast ja talvel ostan Rimist või Selverist ja käib küll. Käib küll, aga nad on ikkagi haiged. Neil ei ole energiat nendel inimestel. Et vaadake ümber inimesi, kes on teie töökohtades. Tegelikult inimesed on väsinud. Et nad on väsinud juba suvel, nad köhivad on ju praegu, on ju, et mida sa suvel haigeks jääd, on ju. Aga no jääd. Ja meie 3 kuud tagasi mõtlesime, et me oleme neid Nutrilite'i vitamiine toidulisandid võtnud nüüd, ma arvan, et mingi 14 aastat või midagi, 15 aastat võib-olla. Ja
vaata, kui sa oled mingit head asja oled kogu aeg järjest võtnud, siis sa enam tegelikult nagu ei saagi aru, et noh, et sa harjud sellega nii ära, et see ongi noh. ja kui sa tunned ennast hästi, siis sa ei pane seda tegelikult tähele. Ma veel eellooks ütlen seda, et enamus teist teab või paljud teist teavad, aga et mina olin ju selline, kes kohe hommikuti, lapsest peale kohe hommikuti ma olin väsinud. Ja ma arvasin, et lihtsalt mina olen selline, et sinna pole mitte midagi teha. Ja enne, kui ma olin saanud kohvi ja süüa, ei tulnud ma isegi voodist välja. Õnneks Talis oli see, kes selle kõik valmis tegi. Ma tulin magamistoast välja, siis ma diivani peal puhkasin, siis ootasin, kuni Talis kallab kohvi välja ja siis ma nii-öelda kuidagi ukerdasin laua taha, siis sain oma kohvi ja söögi kätte ja siis hakkas. Ja te kindlasti tunnete kõiki inimesi, kes ütlevad, oi enne hommikusööki ja kohvi ma üldse ei funktsioneeri. Me kõik oleme kohanud selliseid inimesi. Ja tõesti, et minust on saanud märkamatult inimene, kes võib tõusta hommikul varaki. Ma tõusin ju väga aeglaselt, sest mul oleks pea ringi käima, ma ei saanud ju püsti tõusta kiiresti. Väga aeglaselt voodist välja. Ma tulen kiiresti voodist, tulen ju kiiresti. Tulen kohe kiiresti püsti, ma saan kohe hakata liigutama, me joome vett, me lähme kõndima, siis me teeme oma võimlemist või energiaprogrammi ja seda kõike enne sööki. Ja see on täiesti normaalne. Et ma suudan seda teha, ei kuku kokku ega pole halb, see on eellugu. Ja nüüd, kui tulla siis selle juurde, et miks me nagu selle katse ette võtsime, sellepärast, et tihtipeale me oleme kuulnud oma klientide käest, kellele, kes on nagu Double X-i näiteks ostnud, et tead, see täiesti mõjub, on ju. Ja siis sa ise võtad ka iga päev, võtad Double X-i ja mõtled, no huvitav küll, et mul ei ole tiibu, aga temal on tiivad ja juba peaaegu lendab, on ju, et ise ei saa enam aru, et mõjub ju. Ja siis me lihtsalt tarbisime ära ja jätsime päeva pealt, jätsime nii-öelda kõik ära. Jõhker katse. Ja esimene, ütleme, nädal, võib-olla isegi pool kuud oli täitsa okei. Mina ütleksin niimoodi, esimene nädal ei saanud midagi aru. Teise nädala lõpuks, teate, sul käib kuskil tagaajust, käib läbi mingi mõte, nagu ütleme selline, et vilksti sa korraks mõtled, et äkki ei ole enam nii hea. Nagu, et see, et kui käib korraks see mõte, et äkki ma jään haigeks või korraks midagi, niimoodi. Aga mõte, mis sa unustad kohe, et see ei tõmba veel su tähelepanu. Ja siis hakkasid kaasnema sellised asjad, et kuidagi energia hakkab ära kaduma. Põlved hakkasid minul valutama, mida ei ole mul mitte kunagi. Talisel ei ole põlved valutanud. Mitte kunagi. Ta hakkas enne kõik, jah. Ja magusaisu tõusis meeletult lakke. Et kogu aeg tahtsime midagi, läksimegi poodi ja ossimegi šokolaadi, see on otseses mõttes. Küll tumedat, eks ole, mis on kõige terve, aga šokolaadi, ärme räägime, ostsime ka saiakesi ja me sõime ära ka kõik kommid, mis meil kodus olid, mida meil oli kingitud. Sest tõesti, tulebki ja täiesti välja kannatamatu magusaisu tuleb. Ja ütleme niimoodi, et 4. nädala lõpu, ja väsimus, energiat üldse on täitsa istume nagu 2 zombit, et suke tunne, et nagu tohutu jõuga pead ennast käivitama, et midagi teha. Ja 4. nädala lõpuks ma ei olnud veel päris selles punktis, nagu ma vanasti olin, et room on voodist välja, aga ma olin peaaegu selles punktis tagasi. Et lihtsalt ei jõua minna kõndima, tahaks kohe süüa, tahaks kohe kohvi, et päris hull oli. Päriselt kohe, tõesti päris hull, nii et midagi ei ole teha, need vitamiinid. Ja nüüd me oleme mingi, mis me ütleme nüüd 6 aega just oleme võtnud, jälle uuesti. 6 aega oleme võtnud. Nüüd me praegu, kui ma nagu praegu räägin, siis me praegu tunneme ennast ülihästi. Me tuleme suhteliselt vara üles, 5:50, selleks, et jõuda kõndima ja jõuda teha neid harjutusi kõike, mida meil on vaja teha. Ja me tõesti tunneme ennast energiliselt ja iga päevaga tunneme nagu paremini. Et öelge mulle, et mis siin võib siis teisiti olla, kui me vahepeal jätsime Nutrilite ära, hakkasime uuesti võtma. Me midagi muud, me ei hakanud nõgest sööma või võileilehti või kastani mune. Kastani mune, päris keeruline. Et me ei hakanud midagi sellist tegema, aga see näitab jälle, Nutrilite ei ole lihtsalt toidulisand, ta on täisväärtuslik toit.
et kui me nagu selle endale selgeks teeme, et me sööme toitu ja täiesti teadlikult, mida me võtame hommikul, mida me võtame õhtul. et ta on ongi toidulisa, ta teeb meie toidu ühesõnaga toite väärtuslikumaks. Kaisa ju ütleb ka, et magusa isuga on mul sama kogemus, on ju, et kui jättis ära, siis magusa isu tõusis lakke. No. Ja meil ei ole mingit magusa isu praegu. Et ei ole üldse see, et kuule nüüd just enne jõime kohvi, nüüd viimane, ütleme, kui võtta 2 kuud tagasi, siis ikka, kuule, kas me kohvi juurde sööks mingi saiakese või kas sa šokolaadi tahad, alati. Ei tule meeldegi. Ei tule ja sellepärast see on ka väga oluline põhjus, miks näiteks HealthPointi või mingeid terviseprogramme, mis meil on saadaval, miks nende juurde vaieldamatult käivad Nutrilite vitamiinid. Sellepärast, et Annele tahab öelda midagi. Jah, palun Annela. Mul on täpselt sama. Mul on siin kõrval need Tabliks. Teate, kui te olete vanaema ja teil on väikesed lapsed ja sa kuulad teisi vanaemasid, oi, ma olen nii väsinud, ma ei jõua, ei, ärge teda tooge seal, mul vist siit hakkas juba valutama. Ma võtan neid igapäevaselt ja ma arvan, et see võiks olla vanaemadele kohustuslik, et oma lastega koos mängida ja jõuaks nendega kaasa käia lihtsalt. Ma pidin ütlema seda praegu. See on minu täiesti salarelv. Ma olen absoluutselt nõus, sellepärast, et see on üks põhjus, miks meie ka oma tervisega tegeleme, et see, et me jaksaks oma lapselastega tegeleda. Me jaksaks nendega olla ja sülle võtta ja joosta ja kõike muud. No, kui ta ikka minem plagama paneb ja sa järele ei jõua, sellepärast, et kondid valutavad, siis on ikka jama ju. Ja nad jooksevad ju kiiresti. Nii et ma arvan, et sellega võtaks siis nagu Nutrilite'i teema ka nagu kokku, et kes ei ole veel sellest aru saanud, siis ainuke soovitus talle, proovi, aga proovi 3 kuud vähemalt. Miinimum 3 kuud. Proovi 3 kuud ja tähendab, kui sa tahad täpsemalt teada, mida sul oleks vaja, siis kõigepealt konsulteeri kas oma kutsujaga või siis oma perearstiga. No perearst võib sulle teinekord käojaani ka muidugi ajada. Mõni perearst on selline viisakas. Tegelikult see oleneb perearstist, sellepärast, et paljud perearstid on ka seda meelt, et vitamiine pole vaja, sest neil on kogemused sünteetiliste vitamiinidega ja need võivad tõesti kurja teha. Et see on ka fakt. Et mitte et perearstid oleksid halvad, vaid nende kogemus on enamasti sünteetiliste vitamiinidega. Just. Aga nüüd, kui tulla tagasi kampaaniate juurde, mis siis hetkel veel meil käimas on, et kõik, kes on siis eelmised 2 kuud teinud vähemalt 150 punkti eest Nutrilite XS-i ja Artisti käivet, siis nad on endiselt mängus sees ja septembris nad saavad esimese tellimusega saavad siis ülivinge sellise nutikaalu, mis mõõdab ära ka sinu tuleviku finantsseisu. No see oli nüüd nagu natuke nali, aga võiks teha niimoodi. Ja alates... Parem oleks, kui see oleks väga hea. Ja paar päeva tagasi lasti veel üks uus kampaania, et kuni 21-ni, et kes siis ostab 300 punkti eest jälle neid Nutrilite, Artisti ja XS-i asju, teatud, seal on mingid asjad, mis ei lähe. No see Dermaarhitekt ei lähe. Dermaarhitekt näiteks ei lähe sinna alla. Aga esialgu võib tunduda, see 300 punkti ongi suur, aga ära mõtle, et sina ostad. Sul on alati olemas sõpru, kui sa teed nagu endale ikkagi eesmärgi, siis kui sa püstitad selle eesmärgi, et ma promon neid ja neid tooteid selleks, et saada see punkti arv täis, siis sa saad endale kingituseks saada iCooki selle väikese potti, et kui sul endal on see olemas, sa saad selle ära kinkida, see on ülivinge kingitus, sest see on ülivinge pott. No Signe just rääkis, kui lihtne on süüa teha. Nii et jälle, ärge kunagi mõelge, et oi, mis ma selleks, loomulikult sa peadki selleks midagi tegema, aga just see, et inimestel on raha küll. Et ega raha ei ole maailmast kuhugi ära kadunud. Mis siis, et meil on maksud kõrged?
aga ma ei tea, kas keegi tahab jagada ka veel mingit oma kogemust või vaimustust mõne tootega, mis tal viimasel ajal on niimoodi sülle kukkunud. Annela, palun. Me vähe räägime siiski mingitel aegadel sellest, mis päästavad perenaisel mingi pleki. Ma ei hakka rääkima lokivahendist ehk puhastuslappidest, vaid ma räägin sellest puhastuspulbrist. Kui teil on näiteks teete mingit moosi või mahla ja tulevad mingid ebameeldivad plekid, siis see päästab päeva. Teine, mis päästab päeva, on plekisprei. Aga pange sellele plekile ka teiselt poolt kangast. Nii et panete sinna, kus plekk tekkis, aga pange ka teisele poole. Ja siis soovitan kindlasti ka panna pesumasinasse ja ära pesta. Aga tegeliku vau ma näitaks šampoonid. Meil olid enne ka väga head šampoonid. Aga minul on hetkel käes siin siis intensiivselt parandav šampoon ja balsam. See sobib kogu perele alates 3. eluaastast väikestele lastele ka. Et šampoon on siis meil peanaha pesemiseks ja balsam on juustele. Nad on nii meeldivad, neil on nii hea lõhn ja nad on kontsentraadid ja neid kulub vähe. Nii et tegelikult need samad šampoonid, te võite öelda, et juuksuritel on väga head. Aga minu juuksur ütles selle peale, need on väga head. Aitäh! Ja ma olen absoluutselt nõus selle šampooni, selle eelnev pleki jutuga ka, aga selle šampooni jutuga ja see veel, et selle sama värvitud, selle sama sarjas on, et Kaisa ütleb ka, et 100% nõus Annelaga, et seal on üks on see juuksemask, mis ta ei ole nüüd maski nime all, tal on tulegi meelde, kuidas ta on. Ja siis on see, mis rätiku kuivatesse juustesse panna, mida sa maha ei pese, see juuksehooldusvahend. See teeb juuksed nii siledaks ja nii libedaks, et mina ütleksin, et nagu ma avastasin sel suvel, et tuli välja, et mul on lokis juuksed, et kui ma pea ära pesen ja siis panen seda lokikreemi, see ei ole nüüd, Amveis ei ole lokikreemis, aga panen lokikreemis, mul tuleb täiesti lokis juuksed. Kui ma pesen pea ära ja teen kõike seda ja siis ma panen seda hooldusvahendit, mis juustesse jäetakse, siis need juuksed lähevad nii siledaks ja nii libedaks, et mul ei teki mitte mingeid erilisi lokke. Aga samas juukseid katsudast tunned, kuidas nad on lihtsalt nii siledad ja nii libedad. Et jälle, ma läksin jälle juuksuris, eile käisin juuksuris, juuksur tahab klambriga siia kukla peale neid juukseid nagu kinni panna ja see vedrutab sealt klambri vahelt lahti, sest nad on lihtsalt nii libedad ja siledad. Nii et jah, väga head šampoonid on tõesti. Ja lisaks need on sobilikud ka sellistele inimestele, kes on paduveganid. Veganid lihtsalt, mis padu või? Lihtsalt veganid. Jah. Vegan on vegan. Ja, ma mõtlesin seda just, et kuna väga palju noori on veganid. Ja, et siis on padu. Vanemaid inimesi ma ei olegi eriti kuulnud, et keegi nagu padu vegan oleks. Ikka on. Mis padu? On selline natukene vegan. Ei, natuke vegan ei saa olla, nagu ei saa olla natuke rase. Jah. Ka tuleb kolmandalt poolt. Kui tuleb kolm. Just. Aga ma ei tea, et ma arvan, et aitab küll infost. Täna me rääkisime siis kõigepealt HelpPointi programmist, mis on tõesti ülimalt lahe ja maailmas ta täiega ruulib. Loodame, et tulevad meile ka koodid tagasi. Et me saame Eestis ta ka uuesti ruulima. Ja siis me rääkisime Nutrilite'i toidulisanditest ja rääkisime uuest Artistry Derma-arhitekt ilu masinast. Ja lisaks rääkisime siis erinevatest toote vau emotsioonidest, mis siis meie elu kergemaks teevad. Ja seda kõike tänu Amveile. Super. Nii et ma arvan, et kuidas see öeldi, et kui sa oled iga päev tänulik, kogu aeg katsud olla tänulik, ükstapuha kas või sellele, et mul on see Amvei kood, siis ei tule sul negatiivsed mõtted pähe ja sa ei pea sinna Sigala juurde minema protestima. Ära mine poliitik.
no ma ei lähe poliitikuks, okei. Aga tubli. Mul ei ole seda parteid vaja. Aga ilusat õhtut kõigile Ilusat õhtut, oli tore teid näha. Ja näeme teiega varsti. Ja. Ja.